rõõm teid kõiki siin näha ja täna on meil selles mõttes natukene erakordne loeng, et me läheme ajalooradadele, hüppame geoloogiast ja keskkonnatehnoloogiast siis pigem sellisele ajaloo vaatele, aga väga kaugele geoloogiast ka ei lähe. Meil on külas hästi tore ja mul on suur rõõm esitleda Krister Kruusmaad. Krister kindlasti tutvustab natukene ennast ka ise, aga see loeng, mis meil täna siin aset leiab, räägib siis, või õigemini me oleme Kristeri siia kutsunud just sellepärast, et eelmisel aastal möödus 200 aastat geoloogia õpetamise algusest Eestis ja Tartu Ülikoolis. Ja selleks alguseks loetakse seda hetke, kui siis Moritz von Engelhardt valiti esimeseks mineraloogia professoriks Tartu Ülikoolis. Ja Krister räägibki osalt siis just nimelt sellest samast härra Engelhardtist ja natukene ka paljudest muudest asjadest. Ma annan sõna Krister sulle. Ja, tere! Minu nimi on Krister Kruusmaa ja tõesti ma räägin sellisest ühest konkreetsest sündmusest, mis, ma natuke ütlen juba ette, lõpebki umbes sellega, kuidas Moritz von Engelhardt valitakse Tartu Ülikooli esimeseks geoloogia professoriks. Aga sellele eelnes jada huvitavaid sündmusi ja mina keskendun neist ühele, millest ma kirjutasin nimelt eelmine aasta Tallinna Ülikoolis bakalaureuse töö ajaloo erialal. Ja selleks on Moritz von Engelhardti ja Friedrich Barrault reis Krimmi ja Kaukasusse 1811. aastal Tartu Ülikooli uurimisreiside eelkäija. Minu juhendajateks olid Ulrike Plass ja Kaarel Vanamölder. Nii, et lühidalt, millega üldse tegu on? Tegu on ühe teadusliku ekspeditsiooniga, mis toimus rohkem kui 200 aastat tagasi, algas Tartust, käis ära Krimmis ja Kaukaasias. Selle käigus tegeleti geoloogiaga, uuriti vegetatsiooni, tehti suuri alpinismi edusamme ja lõpuks siis võeti ette niisugune teaduslik mõõdistus, et kui palju on Kaspia meri Mustast merest madalam. Mida ma selle esitlusega rääkida tahan, või õigemini, et kõigepealt, et kellele, et ma näen, et publik on siin üsna selline mitmekesine ja siin on vist üksjagu geolooge, et tegu ei ole otseselt geoloogia ajaloo loenguga, et see ei keskendu niivõrd sellele, et kuidas see teadusdistsipliin nagu välja kujunes või millised olid need teaduslikud avastused, sellepärast, et geoloogia ise on selle aja jooksul nii palju edasi arenenud, et kui me vaatame seda ühte vaheastet seal, siis see ei ütle meile väga palju. Aga see on nagu oluline selline peatükk Eesti teadusloos. Ta annab meile laheda sissevaate Tartu Ülikooli algusaegadesse. Ta näitlikustab meile teadust ühiskondlikus kontekstis, et millist rolli mängisid teadlased 19. sajandi ühiskonnas ja lõpuks see on lihtsalt üks lahe seiklusjutt minu arvates, et midagi võiks, ta mahuks ilusti sarja seiklusjutud maalt ja merelt. Aga et ta ei jääks päris puhtalt selliseks seiklusjutuks, vaid oleks ka nagu hariv, siis kõigepealt ma natuke on slaididega mingi jama, et need animatsioonid, selge. Kas te näete seda kirja, mis tuli? Ja, aitäh. Et kui on mingisugune asi slaidide või tehnilise poolega, siis katkestage mind kohta. Et ma kõigepealt annan lühikese 5-minutilise ülevaate 200 aastast teadusajaloost. Siis ma räägin kiiresti üle, et kuidas tekkis siia Tartusse see uhke ülikool. Ja siis ma räägin tõesti sellest ekspeditsioonist endast. Ma tahan teile ka lugeda väljavõtteid sellest reisikirjast, mis selle kohta kirjutati osaliste endi poolt. Seda pole mõistlik eesti keeles avaldatud kordagi, aga seal on väga-väga mahlakat teksti, mida ma tahaksin teieni tuua. Ja siis lõpuks ma annan sellise kiire kokkuvõtte reisi tulemustest ja mida see siis ikkagi mõjutas. Nii. Ma ütlen kohe ära, et mul on üsna palju materjali, et päris palju lahedaid pilte
ja selliseid asju ja ma loodan, et ma mahun kenasti ajaraamidesse, ehk siis ma üritaksin nii, et meil jääks ka küsimusteks aega ja me lõpetaksime 13:45. Et ma annan endast parima ja kui ma lähen mingist asjast üle, siis nii on ja ärge pahandage. Vot, aga siis läki. Et kõigepealt aru saada, et see ekspeditsioon või ükskõik mingi muu asi ei tekkinud tühja koha pealt, siis ma lähen kõigepealt paarsada aastat ajas tagasi ja hüppan niimoodi 16., 17. sajandisse, kus toimus selline asi, mida kutsutakse teadusrevolutsiooniks. Ehk siis nagu senine euroopalik maailmapilt sai selle üsna lühikese aja jooksul hästi kõvasti raputatud. Kujunes välja teaduslik meetod, mis tähendas, et sellist keskaegsete skolastikute lõputust teoritiseerimisest jõuti selleni, et me vaatleme, kuidas asi on ja teeme sellest omad järeldused. Ehk siis empiiriline mõtteviis kujunes välja. Ja selle tõesti üsna lühikese aja sisse mahtus väga palju olulisi avastusi. Näiteks Koperniku heliotsentristik maailmapilt, Galilei teleskoobivaatlused, uurimused kehade kiirenduse kohta, esimesed tõelised edusammud meditsiinis alates antiikajast, igasuguste instrumentide ja varustuse väljatöötamine, näiteks nagu mikroskoobid ja muidugi legendaarsed Newtoni seadused, et neid võikski siin loetlema jääda. Nüüd, kui kõik need teadlased, kes neid asju tegid, mis ma just loetlesin, nad olid enam-vähem sellised nagu vastuvoolu ujujad, et nad tõid midagi täiesti uut, nad muutsid meie maailmapilti ja nad tegutsesid enamasti, mitte päris üksi, aga võiks öelda, lihtsustades, et võib-olla riigivõim, need vürstid ja kuningad olid nende tegemiste suhtes enam-vähem ükskõiksed ja kirik oli pigem nagu selline umbusaldav. Küll aga pärast seda, kui see maailmapilt sai ära raputatud, siis teadus hakkas vaikselt institutsionaliseeruma. Et see tähendas, et ta liikus nagu sükeste üksikute geeniuste pärusmaalt sükestesse asutustesse. Ja selle aluseks oli see, et kui Euroopas valitsesid absolutistlikud kuningad, kes koondasid enda kätte sisuliselt terve võimu oma riigis, mõtleme Päikesekuninga peale näiteks, siis tekkis selline arusaam, et teadust on riigil vaja, et tuleb mõista, et valitseda. Ja üks hea näide sellest on näiteks sõna statistika. Et me kõik teame enam-vähem, mis on statistika, aga see sõna tegelikult kätkeb endas tähendusena riigiteadust. Ehk siis see on nagu staat, saksa keeles nagu riik või inglise keeles on sama sõna state. Ja siis statistik on siis see teadus, mis käib riigi kohta, ehk siis see, mis aitab valitsejal aru saada, kui palju inimesi on tema riigis, kui vanad nad on, kui palju kuskilt mingit maksu võib laekuda ja nii edasi ja nii edasi. Ja need monarhid hakkasid enda ümber koondama selliseid asutusi nendele haritud peadele, mida võib üldistades kutsuda akadeemiateks. Ehk siis ka tänapäeval Eestis on teaduste akadeemia ja need teaduste akadeemiad hakkasid Euroopas just 17. sajandi lõpus tekkima. Esimesena Londonis Royal Society, siis Pariisis Académie des Sciences, edasi juba Berliinis ja Peterburis ja nii edasi. Mis olid sellised, nad ei olnud haridusasutused, nad ei olnud ülikoolid, aga nad koondasidki, tollal ei nimetatud neid otseselt teadlasteks, aga haritlasi, kes siis said omalt poolt ka nagu riigilt ülesandeid, mida nad peavad lahendama ja millistele küsimustele nad peavad vastama. Ja teistpidi selline nagu koostöö oli kasulik ka teadusele, sellepärast et need samad haritlased said piisavalt raha, vahendeid, palka ja kaitset oma tegemiste jaoks. Ja samas ülikoolid sellel ajal nagu jäid pigem nendest protsessidest maha, et ülikoolides toimus umbes samasugune asi, nagu ta keskajast peale oli toimunud, et see oli selline teadmiste edasiandmise koht, et seal niivõrd nagu uusi teadmisi ei loodud või loodi, aga see ei olnud nagu selline eesmärk iseeneses. Ja pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Siin on üks maal 1660. aastate lõpust, kuidas siis Prantsuse esimene minister, mõtlen, kas ma saan siin kuskilt selle
Te vist minu hiirt ei näe, kui ma selle pildi peal liigutan seda. Okei, aga see, kes keskel mustas seisab, on siis Prantsuse esimene minister Colbert, kes esitleb päikesekuningale Louis XIV, kes istub seal siis vastloodud Teaduste Akadeemia liikmeid. Et pilt on, pilt sisaldab endas hästi palju selliseid allegooriaid, et vaatame näiteks, kui palju seal on kaarte, gloobuseid, mis kuidagi nagu väljendabki seda, et nende teadmiste abil on võimalik maailma nagu mõista ja siis tegelikult ka valitseda. Ja need parukatega mehed seal vasakus pooles on siiski need Teaduste Akadeemia liikmed. Et see maal nagu üsna hästi kajastab seda, et milline oli teaduse koht Euroopa ühiskonnas terve 18. sajandi jooksul. Ja lähme siin ülikiirete sammudega edasi läbi sajandite. 18. sajandi lõpus toimus Prantsuse revolutsioon, et siis see vallandas Euroopas nagu uued vaimsed tuuled, uued ideaalid, mis olid 18. sajandi jooksul nagu välja arenenud valgustusfilosoofia najal ja sisuliselt need kätkesid endas nagu üksikisiku vabadust ja sellist nagu ratsionaalsust ja nagu mingis mõttes ka sellist nagu mõttekultust. Ja see põhjalikult muutis seda, et millised olid ülikoolid. Et kui ma enne mainisin, et ülikoolid olid sellised nagu mõneti nagu keskaega kinni jäänud asutused, siis Prantsuse revolutsiooni käigus ja sellele järgnenud aastakümnetel, ehk siis me räägime 18. sajandi lõpust ja 19. sajandi algusest, kujunes välja üks selline nagu uut sorti ülikool. Kas te nüüd näete uuesti slaide? Suurepärane. Ja seda kutsutakse uurimisülikooliks. Ehk siis see oli nagu selline asutus, mis seadis ideaaliks teaduslikku vabadust, ehk siis teha teadust teaduse pärast. Ja sellist nagu sõltumatust, et enam ei nagu täidetaks üks ühele neid selliseid utilitaarseid ülesandeid, mida mingisugune kuningas või keiser kuskilt annab, aga tõesti, et saada lihtsalt maailmast paremini aru. Ja seda kutsuti uurimisülikooliks ja sisuliselt see on tänapäevaste ülikoolide sünd, sellepärast et ka tänapäevane ülikool kätkeb endast kahte poolt, mis on üks on teadmiste edasiandmine ja teine on nende loomine. Ehk siis sellepärast on nagu uurimisülikool. Ja koos selle ülikooliga siis kerkis esile ka uus ideaalne teadlane, keda kõige paremini esindas selline mees nagu Alexander von Humboldt. Nüüd oli ka teisi väga mainekaid teadlasi, aga tema oli nagu selline legendi staatuses inimene. Seda kutsuti teaduse Napoleoniks ja nähti temas nagu peaaegu et sellist nagu üksikisikulist teaduse nagu uuesti sündi. Et jällegi pilt kõneleb rohkem. Kui te nüüd võrdlete seda portreed Alexander Humboldtist selle eelmise maaliga, siis lihtsalt milline erinevus on Humboldti ja nende parukatega kabinetiteadlaste vahel. Et ta on, eks ju, noor, ta on selline nagu väljakutsuv, kus ta asub, ta ei ole siseruumis, ta on kuskil mingisuguse palmi all, ta on ühesõnaga, ta on koha peal, ta on seal, kus ta teebki oma teadust, ta ei tee teadust kuskil pealinnas, Teaduste Akadeemias, vaid ta käib väljas ja teeb seal mõõdistusi ja vaatlusi. Vasakul all nurgas me näeme mingisugust seadeldist, see peaks olema päris kindlasti kohe baromeeter õhurõhu muutmiseks, et Humboldti aegse teaduse selline nagu ülioluline komponent olid sellised täpsed instrumendid, nagu selline state of the art tõesti, et tehnika viimane sõna, mis seda teadust aitas läbi viia. Ja tõesti, me näeme, et tal on raamat lahti, mingisugune taim ja ta kirjutab mingisuguseid märkmeid, ehk siis tema ongi seal nagu väljas. Et üks Alexander von Humboldti kõige legendaarsemaid selliseid saavutusi või millega ta ajalukku on läinud, tema ekspeditsioon Lõuna-Ameerikasse aastatel 1799 kuni 1804,
koos Prantsuse teadlase Aimé Bonplandiga. Et siin on siis maal, kus nad kahekesi on Ecuadoris asuva Chimborazo vulkaani jalamil, mille otsa siis nad tõusid. Ja selle pildi abil me saame natuke veel seda Humboldti aegset teadust vaadelda, et esiteks on iseseisev, et need teadlased on kahekesi kuskil looduses või nii-öelda avastamata paikades. Teiseks ta on romantiline, et seda on siit mitut moodi läbi kumada, et ta on nagu seiklus tõesti. Need instrumendid, täpsus, millest ma rääkisin, see teadus on holistiline. See tähendab, et Humboldti ajal nagu tänapäevased teadusharud olid just nagu sünnijärgus, nad hakkasid välja kujunema. Ja sellel ajal tehti teadust niimoodi, et tänapäeval öeldakse selle kohta interdistsiplinaarne. Et tõesti Humboldt oli tänapäeva definitsiooni järgi kõike, eks ju, geoloog, filosoof, keeleteadlane ja nii edasi, nii edasi. Ja lõppude lõpuks, mida ei tohi unustada, et kogu see teadus tegelikult oli seotud ka kolonialismiga. Et asi on nimelt selles, et kuigi nad, eks ju, läksid seal 1, 2, 3 avastamata paikadesse, siis selleks oli neil vaja nende suurte Euroopa impeeriumite tuge sõjalist, et tegelikult nad said avastada ainult selliseid paikasid, kus oli lähedal mingi neile sõbralik sõjaline võim, mis kaitses neid. Ja lisaks, kuigi nad kandsid endast sellist nagu valgustusaegset sellist ideaali, nagu, et igal üksikisikul on väärtus ja nad nägid selliseid õilsaid metslasi oma silmis, siis tegelikult oli ka alati väga selge nende silmis, et kes on nagu üle. Et siin vaatame, et kus ongi Humboldt ise, eks ju, siis on keegi pärismaalane ja Humboldti käes on siis sekstant, jällegi keeruline tehnoloogiline seade. Siin on nagu tõesti jällegi näha, et kes on see, kes toob kultuuri, et kelle käes tegelikult on võim. Vot. Selline ülikiire teadusajaloo kokkuvõte. Tuleme natukene, tõmbame korraks hinge ja tuleme natuke meile lähemale. Nüüd Tartu, nagu te pildi peal näete. Väikene meeldetuletus, et Põhjasõjas olid siis Balti kubermangud läinud Vene impeeriumi koosseisu ja Tartu linn oli selle 18. sajandi jooksul 2 korda peaaegu täielikult hävinud. 1708 lasti see Põhjasõja käigus peaaegu täiesti õhku, 1775 põles umbes 3/4 linnast maha. Ja see tähendab, et 19. sajandi alguses, enne kui siia rajati ülikool, oli tegu lihtsalt sellise, võib-olla ma teen liiga Tartule, aga ütleme ikkagi, et kiratseva siukse provintsilinnaga. Et see pilt jällegi siit 19. sajandi algusest on hästi kõnekas. Nüüd ma räägin lühidalt ka Tartu Keisriliku ülikooli asutamisest, nagu ma lubasin, et siis me saame aru, et kust kohast see ekspeditsioon hakkas. Et me kõik teame seda aastaarvu 1632 rootsiaegset ülikooli asutamist, aga see Akadeemia Gustaviana tegutses katkendlikult ja suleti Põhjasõja ajal. Et mis tähendab seda, et tegelikult terve 18. sajandi jooksul ei olnud võimalik Balti provintsides ülikoolis käia. Ja selle tõttu Eesti ja Liivimaa olid hariduslikult Saksamaast sõltuvad. Siinsed aadlikud käisid Saksamaal haridust omandavas sealsetes ülikoolides ja Saksamaalt saabus väga palju Baltikumi selliseid valgustajaid ja haritlasi, kes näiteks töötasid koduõpetajatena. Kuni siis, kuni 1798. aastal keiser Paul I keelab ära välismaal ülikoolis õppimise. Ja selle põhjus on
nimelt see, et ta tahab hoida eemale neid Prantsuse revolutsiooni selliseid kahjulikke mõtteid. Me teame, et nad võivad lõppeda kuningate surmaga, et siis pigem nagu proovime hoida sellist nagu vaakumit. Ja selle tõttu anti luba Balti provintsidesse asutada siis ülikool, mis kohalikke vajadusi nagu suudaks rahuldada. Selle ülikooli rajamise nimel tegutsesid sisuliselt kaks huvigruppi, ütleme nende kohta. Et ühelt poolt olid need haritlased, kes ongi need kas valgustajad, näiteks need samad Saksamaalt või Prantsusmaalt saabunud koduõpetajad, haritlased ja teiselt poolt siis rüütelkonnad, kes olidki siinse ala nagu tegelikult valitsejad ja kes oleks olnud ka ülikooli, ütleme siis peamine klientuur. Kui Tartu Keiserlik ülikool avati 1802. aastal ehk siis peaaegu pärast sajandist pausi, siis tegelikult oli pinnale jäänud nende rüütelkondade nagu nägemuse sellest, et milline see ülikool peaks olema. Et kui need haritlased oleks tahtnud sellist uue aja vaimus uurimisülikooli, nagu ma rääkisin, siis see, mis tegelikult sündis, ei olnud päris see. Ja need professorid, noore ülikooli professorid ei olnud selle nagu nii-öelda konfiguratsiooniga rahul, et kuidas need, ma ei tea, statuudid ja põhikirjad olid rajatud ja nad tahtsid rohkem akadeemilist vabadust ja mitte alluda rüütelkondade kontrollile. Ja selleks avanes selline huvitav võimalus, et umbes 6 aega pärast ülikooli avamist, siis noor keiser Aleksander I peatub Tartus läbisõidul ja siis ta vaatab üle selle vastavatud ülikooli ja tema auks korraldatakse selline pidulik aktus. Nüüd tutvustan teile siis esimest selle loo peategelast, kelleks on Georg Friedrich Parrot. Teda võib kutsuda ka Georges Frédéric Parrots, prantsuspäraselt, saksapäraselt on ta Georg Friedrich Parrot. Ma ütlen selle ettekande käigus Parrot, aga see on mõlemad variandid on täiesti lubatud. Ja kui teil on mõttes, et te olete seda nägu kusagil näinud, siis te ilmselt olete küll sellepärast, et tema medalion on Ingli silla peal. Ja tema oli Tartu ülikooli siis esimene rektor. Ja nüüd, kui toimus see aktus keisri jaoks, siis see peahoonet veel olemas ei olnud, seda polnud hakatud isegi ehitama, aga see toimus selles majas, mis on Werneri kohviku vastas ülikooli 16. Siis peeti tervituskõnesid ja Parrot pidas siis keisrile sellise prantsuskeelse, ülla haritud ideaale avava kõne, mis keisrile väga muljet avaldas. Ma unustasin öelda ka, et ta on siis Prantsusmaalt pärit teadlane, et pärast võib-olla jõuan selleni tagasi. Ja see noor keiser, 24-aastane, oma isast Paul I palju uuendusmeelsem, läänelikum, talle avaldas see väga suurt muljet. Ja tänu sellele hetkele seda loetakse siis nende kahe mehe siukseks tutvuse alguseks. Ja Parrot tegelikult järgnevatel aastatel sai keisri siukseks isiklikuks sõbraks ja ka nõuandjaks. Et ta oli igasugustes nõukogudes tsaaririigi asjus ja ta näiteks muuhulgas ta seisis väga tugevalt selle eest, et Balti provintsides ja tervel Venemaal kaotatakse ära pärisorjus. Et ta oli selliste, kandis endast siukest võrdsuse, vabaduse, vendluse ideaali. Ja tänu sellele tutvusele õnnestus Parrot'l seada asjad niimoodi, et sellest Tartu keiserlikust ülikoolist sai täpselt see uurimisülikool, millest ma enne rääkisin. Ehk siis ta oli nagu asutusena, ta oli Euroopa kõige kuumem sõna sisuliselt. Et ta sai suurepärased, üsna head vahendid ja ta pääses peaaegu täielikult siis nende rüütelkondade eestkoste eest, mis andis nendele professoritele siis tohutu akadeemilise vabaduse. Nii, ma juba olen natukene jäänud graafikust maha. Need kaks teadlast, kes seda ekspeditsiooni läbi viisid. Esimene neist ongi see Engelhardt, keda juba mainiti. Tema
tema ongi üks nendest rüütelkonna meestest, tema on aadlik, ta on mõisnik, pärit aadli perest ja tema nagu lugu näitab, et see asi pole üldse nii mustvalge, et professorid head, valgustunud ja mõisnikud siis pahad kurjad ja tahavad talupoegi rõhuda. Et nimelt tegu oli väga sükse avatud noore mehega, kes õppis erinevates Euroopa ülikoolides ja tema isiklik teaduslik kirg oli mineraloogia. Et mineraloogia ongi see asi, mida hakati umbes 1820. aastatel nimetama geoloogiaks. Ta viis läbi, ta tegeles ise teadustööga Euroopas, ta uuris mäestikke Saksamaal, Prantsusmaal, Šveitsis ja kuna ta oli nagu mõjukast aadli perekonnast ja tal olid sellised kogemused, siis tal oli esiteks majanduslik võimekus ja tal olid võrgustikud, ehk siis ta tundis piisavalt teadlasi ja ta teadis, kuidas see asi käib. Ja teine peategelane on Johann Jakob Friedrich Wilhelm Parrot või Parrot ja tema on siis selle eelmainitud Georges Frédéric Parrot noorem poeg. Temast ei olegi tegelikult väga palju rääkida, sellepärast, et selle ekspeditsiooni alguseks ta oli ainult 19-aastane. Ta oli paar aastat õppinud Tartu Ülikoolis meditsiini, aga sellist nagu kogemust nagu Engelhartil tal kindlasti ei olnud. Temast üks pilt ka, aga see on siis, siin on ta juba tublisti vanem, et siin on ta kuskil 40 umbes. Vot nii. Nüüd ma loodan, et nagu kaardid on enam-vähem laual. Ma loodan, et te suudate enam-vähem jälgida, et ma pole liiga kiiresti vuristanud kõike ette. Okei. Lähme selle mahlas osa juurde. Et mis asi see ekspeditsioon siis oli ja kus nad käisid. Ja selleks ma kohe alustaksin sellega, et seesama reisikiri, millest ma näitasin teile enne ka väikest pilti. Ma loen sealt esimesed laused teile ette. Seda kirjutab siis Engelhart. Kui ma pärast mitmeaastast äraolekut aastal 1809 Isamaale tagasi pöördusin, otsustasin ma jätkata Saksamaal ja Prantsusmaal alustatud uuringuid maa struktuuri kohta Venemaa mäestikes. Tahtsin alustada Kaukasusega, kuid siis sain ma Bukarestist üleskutse Valahja mäestiku uurimiseks. Vene armee võitudega oli see maa, nagu ka Moldova kuni Donauni türklastest puhastatud. Valahja Karpaatide uurimine paistis seega võimalik. See lubas täita küllaltki suure lünga meie teadmistes Euroopa alpiketi kohta, tõestada selle geognostilist seost Kreeka, Krimmi ja Kaukasuse mäestikega ja oli seega viimaste uurimiseks vajalik eeltöö. See andis mulle põhjust esialgsest plaanist loobuda ja kutsele järgneda. Härra doktor Friedrich Parrot otsustas selle reisi koos minuga ette võtta, et uurida Lõuna-Venemaa, Moldova ja Valahja taimestikku ning samaaegse vaatlusabil mäestiku baromeetrilisele mõõdistusele rohkem täpsust ja suurem ulatus anda. Nüüd, nende sissejuhatavate lõikude juures on paar asja, mida tuleks tähele panna. Et esiteks, see tuletab meile meelde, et samal ajal käisid Euroopas täie hooga Napoleoni sõjad. Ja kui te näete, see teine lõik ütleb, et Vene armee võitudega oli see maa türklastest puhastatud. Et me näeme, et kuidas selleks, et üldse kuskil teadust teha, peab see ala olema nii-öelda, ma ei tea, omade kontrolli all. Et teadlane, kuigi ta võis ise ennast pidada neutraalseks, selliseks erapooletuks vaatlejaks, kes tahtis teadmisi arendada, siis nagu de facto ta seda ei olnud. Et ta ei saanud minna ükskõik kuhu ja see oli väga selge tingimus, et ei saa olla seal mingisugust võõrriigi väge või midagi sellist. Nii, ja siis tõesti 1811. aasta veebruaris lahkusid Engelhart ja Parrot, kes tegelikult tol hetkel üldse ei olnud doktor, nagu siin räägitakse, aga lihtsalt kuna see reisikiri on mitu aastat hiljem avaldatud, siis tuleb juba doktoriks kutsuda. Nad lahkusid Tartust ja tõesti sinna Karpaatide poole, mis on Rumeenia ja Moldova aladel. Aga nad pidid poole tee peal suunda muutma. Ja nimelt põhjus oli selles, et ma loen teile paar lauset edasi sealt, et tuli välja, et armee ühe osa ümberpaigutamise tõttu Poolasse olla Valahja mägede osa okupeerimata
Valahja mägine osa okupeerimata ja röövlijõugud tegevad ta nii ebaturvaliseks, et seal reisimine võimalik ei ole. Oma plaanile kindlaks jäämine võis nüüd väga kergesti ühe terve suve kaotuseni viia. Seega otsustasime aja suurima kokkuhoiu huvides siirduda kauguselt järgmisse mäestikku Krimmi. Ehk siis nende sõdade käigus mingisugune armee osa liikus teise kohta, piirkond jäi okupeerimata ja see muutus teadlastele tegelikult ligipääsematuks sellega. Ja et mitte siis lükata kogu ettevõtmist 1 aasta võrra edasi, läksid nad Krimmi, et vähemalt mingisugust siis erialast tööd teha. Sinna jõudsid nad aprilli viimastel päevadel ja nad tegelesid seal mäestiku mineraloogilise uurimisega, aga samal ajal nad taotlesid endale siis administratiivset luba, et nad saaksid edasi minna Kaukasuse mäestikku uurima. Et põhjus, miks selleks oli niisugust luba vaja, oli see, et kogu see Kaukaasia piirkond oli tegelikult poliitiliselt hästi ebastabiilne. Et nimelt need piirkonnad, see Musta mere ümbrus oli nagu Vene impeeriumi niisuguse koloniaalhuvi orbiidis ja Vene impeerium seal nagu järk-järgult annekteeris või vallutas endale tükke ja Georgia ehk Gruusia oli annekteeritud täpselt 10 aastat varem. Et seal olid sõjad toimunud, aga endiselt kogu see piirkond oli väga ebastabiilne. Just hiljuti olid toimunud suured mägirahvaste ülestõusud, ehk siis sisuliselt oli nagu sõjatsoon. Et sinna minekuks oli vaja siis luba. Ja bürokraatia on aeglane asi ja nad üritasid seda niisuguseid ametlikke kanaleid pidi taotleda. Nad saatsid kirjasid, eks ju, Peterburgi ja Tartusse, aga see lihtsalt venis nii pikalt, et nad kasutasid sellist otseteed, et nüüd seesama noore Barrault isa, Georges Frédéric Barrault, ülikooli rektor, siis pani mängu oma tutvuse või oma sõpruse keiser Aleksander Esimesega ja kirjutas talle isiklikult, et kas sa saaksid palun, armas sõber, anda loa, et minu poeg saaks minna Kaukaasiasse teadust tegema. See on selline prantsuskeelne kiri, kus ta kirjutab niimoodi hästi familiaarses toonis. Mul on üks palve, mu kallis sõber, mis mulle eriliselt muret valmistab. Üks meie poegadest, kadett, see tähendab nooremat poega, on teaduslikul reisil koos härra Engelhartiga. Nad on Krimmis ja soovivad liikuda edasi Kaukasusse, et teha geoloogilisi uurimisi selle kõige kõrgemal osal Elbrusel ja teostada suur baromeetriline mõõdistamine Musta mere ja Kaspia mere vahel, suurim, mis siiani tehtud, et täpselt kindlaks teha viimase kõrgus, mis on siiani peaaegu või täiesti teadmata. Neil on olemas 2 tähtsa operatsiooni jaoks kõik vajalik, kuid need vajavad turvaliselt Kaukasuse sisemusse reisimiseks militaareskorti. Palun lubage see neile. Olen kindel, et te teete seda. Ma palun teid oma poja pärast. Ma kirjutasin sellest juba detailselt sõjaministrile ja teie poolt pole vaja enamat kui üht žesti Barclay suunas. Ma soovin üle kõige, et minister kiirustaks, sest mu poeg ei saa oma õpinguid katkestada kauemaks kui jaanuari lõpuni ja kuna neile alles jäänud ajast on reisi eesmärgiks oleva 2 küsimuse lahendamiseks väga vähe. Et see Barclay või sõjaminister, keda siin mainitakse, võib meile tuttav olla niisuguse kuju näol, et Balti-Saksa aadlik, kes siis oli tõesti sõjaminister ja kes selles ülipingelises sõjalises olukorras Euroopas sisuliselt valmistus Napoleoni sissetungiks, mis tegelikult aasta aega hiljem juhtuski. Ja selles mõttes, et kui mingisugused teadlased kirjutavad talle, et palun militaareskorti Kaukasusse, siis me saame aru, et see ei olnud võib-olla tema nagu to-do listi kõige esimene asi sel hetkel. Ja siis need load ei tulnud piisavalt kiiresti ja siis Georges Frédéric Barrault, kes nautis seda sõprust keisriga, läks sellest käsuliinist nagu mööda, et ta ütles keisrile, et palun, et öelge nüüd oma alluvale sõjaministrile, et ta need load annaks, et mu poeg peab ülikooli tagasi jõudma siis, kui uus semester hakkab. Ja tõesti see töötaski ja sealt Krimmis olles nad said siis teada, et Kaukasuse nendele kuberneritele, kohalikele ametnikele on antud käsud, et siis reisijatel mitte millestki puudust ei tuleks. Nii. Mille peale siis, kui nad olid lõpetanud oma uuringud seal Krimmi mäestikus,
liikusid nad edasi üle Kertši väina ja siis mööda Kaukasuse mäestiku põhjakülge steppides. Et ma annan teile sellest alast natukene parema ülevaate ka. Siin on üks natukene keeruline kaart, mida lugeda. Et vasakul ääres me näeme Musta merd ja Kertši väina ja paremal ääres siis on Kaspia meri. Ja nüüd siit vasakult jookseb üks selline joon, mis on siis Kubani jõgi, et ta suubub Musta merre seal Kertši väina juures. Ja paremalt altpoolt jookseb teine jõgi, mis suubub Kaspia merre, see on Terek. Ja kõik need kirjakesed nende jõgede ääres on siis kindlustuspostid. Et nende jõgede äärde oli raetud selline tõsine nagu piirikindlustussüsteem juba mitukümmend aastat varem, mida kutsuti Kaukasuse liiniks. Et seal olid fortifikatsioonid, seal olid vahipostid, postitee, kasakate laagrid. Et ja see kõik oli selleks sinna rajatud, et hoida eemale siis neid nagu mässavaid mägirahvaid, kellega sellel impeeriumil oli kogu aeg nagu häda, et seal oma seda koloniaalvõimu nagu kindlustada. Ja siis nad liikusidki niimoodi ühest sellest kindlustusest või mõned olid ka võib-olla linnakesed nendest väikestest asulatest ükshaaval läbi, kuni siis nad jõudsid sellisesse asulasse nagu Konstantinogorsk. Nüüd, kui te lubate, siis ma loeksin nüüd nende reisikirjast ette teile mõned lõigud, mis on siis seal Konstantinogorskis kirjutatud ja mis annavad minu meelest väga hästi ette selle, et milline see olukord seal oli, seal Kaukasuses ja et kes need nagu teadlased tegelikult olid. Nii. Ma nüüd tsiteerin. Siinne ebaturvalisus, mida ettevaatuse abinõud igal sammul meelde tuletavad, paljastab maailma elegantsetest pealinnadest paistva illusiooni isegi rohkem, kui seda teeb maastiku üksluisus ja viljatus. Külakene on ümbritsetud kasakate kindlustustaradest. Sarnaselt seisavad vahipostid kindlusest 4 versta kaugusel asuvate raviveteni viiva tee ääres. Ning ka allikate endi juures on väike sõjalaager üles löödud ja enamus võõraid saavad endale natukenegi kaugemale ulatuvateks käikudeks kaasa kasaka eskordi. Konstantinogorski ümber steppides elavad nogaid on endale enamasti laagrid või külad rajanud ja elavad oma isandate, keda mursideks kutsutakse ja kes neid kuuldavasti tugevasti rõhuvad erilise järelevalve all. Nogaid on üks vargasugu, kes oma usuvendade abasiinidega tihedas läbikäimises elavad ja piirkonna nii ebaturvaliseks teevad, et ilma kaitseteta pigem ringi käia ei julgeta, olgugi et ollakse siinpool Vene piiri ja sõjaväe kontrollitud alas. Nogaid varastavad hobuseid ja inimesi ning viivad nad öösel üle Potkumoki jõe, kust on harva lootust neid enam kätte saada. Sõprus abasiinidega toob kaasa veel selle, et nogaid käivad salaja üle piiri ja tagasi, hiilides ümber 4-päevasest karantiinist, mis on kõigile Kaukasusest Venemaale tulijatele kohustuslik, mis läbi turvameetmed kasutuks muutuvad nii, et siinseid laagreid külastavad üsna sageli katk ja teised haigused, mis mäealamil pilvede all nii tihti möllavad. Et see on tõesti, nagu ma ütlesin, impeeriumi piiriala, ebastabiilne. Ja seal on hästi palju erinevaid kohalikke hõime ja rahvaid, kes on kõik nagu impeeriumi võimuga väga erinevates suhetes, et mõned on nagu vaenulikud, mõned on lojaalsed, mõned on ettearvamatud ja kogu see pilt on hästi kirju. Ja ma loen natuke veel, et anda siis ettekujutust, et millisena nagu need teadlased ise tunnetasid oma seda missiooni seal. Meie soov täitub. Läbemata oodata, kuni meile soovitatud abasiinist teejuht otsustab, kas ta võtab meid juhatada või mitte. Uitasime jälle raviallikate läheduses ning ronisime Metšuka künka otsa, kust me nägime Elbrust tema täies ulatuses, kaugelt alt kuni lumepiiri alguseni. Näitan teile vahepeal Elbruse mäge siin ka, Euroopa kõige kõrgem tipp. Me nägime tema ühendust järgmiste madalamate mäetippudega, kuid kahetsesime, et suur osa mägedest pilvede alla mattunud oli.
Alles tagasiteel rebenes järsku pilveloor ning mäestik seisis meie ees täies hiilguses, valgustatuna punasest õhtupaistest. Esimesena sirutus taeva poole Elbruse helkiv kroon, siis järgnes pikk rada erineva kujuga kaljusid, esmalt teravatipulised, justkui tuliselt hõõguvad leegid, varsti juba nagu öövärvidesse mattunud kauged lossid ja müürid. Kõige taga nägime Kaspekki, mis kaugel idas oma mustalt troonilt hiiglaste väge valitses ja paistis rõõmsalt tervitavat Elbrust, nagu venda, keda ta kaua näinud polnud. Meie igatsus selle ürgilma saladuste vastu muutus veel elavamaks, teadmatus veel vaevavamaks ja me ruttasime tagasi kindla kavatsusega talle varsti lõpp teha. Ja ennäe, kui õhtul tagasi jõudsime, sattusime juhuse tahtel oberst Kurnatovski Kalmõki telki, kust meile elav tatarikeelne haida ehk hop või juurde rütmis käe plaksutamisest saadetuna vastu kostis ja sisse meelitas. Need olid oberstile mägedest saabunud rõõmsad külalised, kes end kahel kitarril mängitud vene muusikast ja tšerkesside tantsust lõbustasid. Parajasti tõusis üks neist püsti, hoidis kahe käega oma lühikest seelikut, kallutas keha ettepoole ja paistis rõõmu tundvat pingsalt jalgadele vaadates hüplemisest, mida võib-olla mõne ebaõnnestunud balletiliigutusega võrrelda võiks. Kui tantsija ära väsis, astus ta kellegi järgmise juurde, puudutas tema pead käega ja too vahetas ta siis välja. Järg jõudis parajasti ühe heast seisusest siidriietes mehe juurde. Hõiked ja plaksud, mis aeglaselt ette astuvad tantsijat ergutasid, kahekordistusid ja tema väikeste jalgade graatsilised liigutused said õigustatud kiituse osalisteks. See oli Aslan Beg Mishalust, kauaigatsetud teejuht Elbrusele. Oberst oligi juba oma peene viisakusega Aslan Begilt küsinud, kas ta on nõus meile mägedesse teed juhatama ja temalt vastava lubaduse saanud. Täna rääkisime asjalt lähemalt. Me peame end tšerkessideks riietama, mõõdistusi ja märkmeid ainult vihmamantli varjus tegema, ent kõigest võimalikust reisikraamist vabastama ja olema valmis, et meid vangide vastu välja vahetatakse, juhul kui meie kohalolek mägilaste alatist usaldamatust veelgi ärritama peaks. Kui meelsasti me nende tingimustega nõustusime, viigu see meid vaid sihile ning seda ei varjutanud mingi kahtlus, kuna me olime endale leidnud teejuhi ning kindralkuverner ei keelduks kindlasti meil nüüd oma nõusolekut andma. Kohe, kui too tagasi jõuab, asume teele. Me näeme siin seda, et kuidas nende teadlaste enda nagu süge enesetunnetus oli hästi romantiseeritud tegelikult. Et selle lõigu võiks tõsta kuhugi Jules Verne'i raamatusse või vastupidi ja tegelikult ei saaks väga aru. Et eks need 19. sajandi seikluskirjaldus ongi nagu suures osas sellistest päris seikadest tekstidest mõjutatud. Ja see näitab meile ka tegelikult, et kui raske see ülesanne oli. Et neil ei olnud, eks ju, tänapäevaseid vahendeid, nad sõltusid väga palju loodusoludest, ilmast näiteks. Lisaks nad sõltusid sellest kohalikust poliitilisest olukorrast. Nad sõltusid sellest, millised olid nende suhted ametivõimudega ja et millised olid nende suhted kohalikega. Et nagu näha, siis neil oli vaja mingit kohalikku inimest, kes siis neid turvaliselt selle Elbruse mäeni juhataks, et nad saaksid sinna otsa ronida ja seda uurida. Ja ma loen natuke edasi veel lühikese lõigu. Meie reisist Elbrusele ei tule midagi välja. Kindralkuverner ei anna meile oma luba, kuna ta on saanud sõnumeid, et abassiinid jälle rahutud on ja kuna mitmetes laagrites käib ringi katk ja veel mitmetel põhjustel, mida ma enam ei mäleta. Lisaks on ka Aslan Begi mitmed kahtlused vaevama hakanud. Tundus, et meie baromeetrid tekitavad talle rohkem muret tema kodumaa kui meie turvalisuse pärast ja ta nõuab, et me need maha jätaks ja on valmis meid ainult 3 päevaks mäele viima. Seda nii lühikese aja jooksul läbi uurida on aga võimatu ning eriti kuna ilmastikuoludega pilvepiiril on raske arvestada, peame kahjuks oma plaanist loobuma ning ruttame nüüd üle Jurjevski ja Mostoki ja sealt edasi mägedesse, kus me Tereki jõe allikad üles otsida, Kaspekki otsa tõusta ja seda mõõta soovime. Kindralkuverner oli nii lahke, et ta andis meile kaasa käsud kõigile sealsetele militaar- ja tsiviilvõimudele, milles kästakse meile meie eesmärkide täitmisel võimalikult abivalmid olla. Ja nii loodame, et hoolimata äsjasest ebameeldivast kogemusest ja kitsarinnalisest rahvatarkusest, et tark ei torma, meie ettevõtmist siiski edu saadab. Ehk siis selle Elbruse vallutamisega läks nihu ja üldsegi mitte teadlastest enditest sõltuvatel põhjustel.
Nüüd, nagu nad ütlesid, siis liiguti edasi mööda seda Kaukasuse kindlustusliini kuni Mostokini ja sealt pöörati siis lõunasse. Nimelt sealt Mostokist saab alguse üks ainsast 2 teest, mis minu teada ka tänapäeval tegelikult ainsast 2 teest, mis viivad üle Suur-Kaukasuse mäestikku. Et üks tee on seal päris Kaspia mere ranniku ääres ja teine on see, mis läheb sealt Mostokist lõunasse ja mida kutsutakse siis Gruusia sõjateeks. Et sellepärast, et see oli rajatud siis just mõned aastad enne seda, kui teadlased sinna jõudsid, et seal oli ka mingisugune varasem rada olnud, mida oli juba sajandid kasutatud, aga siis olid nagu sellised suured infrastruktuuritööd pandud sinna käima, õhitud kaljusid, mingid jõekaldaid kinni aetud, tehtud selline nagu normaalne infrastruktuur, kus siis need sõjaväekonvoid ja kaubad ja kõik asjad saavad üle, mida impeeriumil on vaja siis viia üle mägede. Ja umbes selle koha pealt, kui sealt Mostoki juurest lõunasse pöörata, siis tegelikult avaneski uurijatele seesama vaade, mida te nägite siin päris esitluse alguses. Et neid illustratsioone on siin üpris mitu veel. Et see oli niimoodi, et nad tegid seal ise joonistusi ja sketse reisil olles. Ja siis tagasi tulles siis nagu professionaalsed kunstnikud tegid nende põhjal gravüürid, mis siis avaldati nende reisikirjas aastal 1815. Ja üks asi, mis me siin võime kohe vaadata tegelikult on see, et milline sarnasus on selle pildi ja selle Humboldti maali vahel, mida ma näitasin enne, kus nad selle Lõuna-Ameerika Chimborazo vulkaani ees on. Et me näeme siin all 2 teadlast, nad on seal mingisuguse instrumendiga jälle. Siin on mingisugused pärismaalaste, eks ju, kohalike rahvaste hütid, onnid, taga on siis ka mingi küla näha ja siin kõige üleval keskel siis valgena siis kõrgubki see Kaspeki mäe tipp, et mis on siis Kaukasuse mäestiku teine kõige kõrgem tipp pärast Elbrust. Ja ma juhtumisi seda ettekannet valmistades leidsin ka sellise toreda postkaardi 19. sajandi lõpust, siis tükk maad hiljem, aga mis paistab olevat tehtud peaaegu täpselt samas kohas, kust see joonistus. Et see annab teile võib-olla sellise ettekujutuse natuke ka, et milline see maastik siis võib-olla natuke fotorealistlikumalt välja nägi. Ja et ühesõnaga siis liiguti mööda seda Gruusia sõjateed üles, mis läks mööda seda sama Tereki jõge, et selle jõe kaldalt. Ja nad jõudsid sinna mäestiku keskele, kus siis oli üks kohalik siis grusiinist nagu külapealik või nagu selline nagu hõimupealik, kes oli impeeriumi võimudega nagu heas läbisaamises ja kes oli siis nõus võtma need teadlased nagu oma kaitse alla selleks ajaks, kui nad seal üleval mägedes on, kuhu siis need impeeriumi ütleme näiteks soldatid võib-olla ei jõua ja igal pool ei ole vahiposti ja nii edasi. Et ta oli siis nõus üle võtma mingisuguste teenete või millegi vastu siis nende teadlaste kaitsmise. Ja ma näitan ka ühte sellist tänapäevast fotot, kus siis see valge joon, mis siin nagu keskel vasakul jookseb, on siis see sama Tereki jõgi, mille ääres käib see Gruusia sõjatee. Ja paremal pool pildil on see Kaspeki mäe tipp valgetes pilvedes. Ja siis nagu keskel üleval selle tee ääres, kui te eristate, on niisugune nagu asula, mille nimi on Stepantsminda. Ja see oligi siis see küla, mida see väepealik või hõimupealik siis valitses, kusjuures seda pealikku ennast kutsuti ka Kaspekiks selle sama mäe järgi, mille jalamil ta küla siis oli. Ja see Stepantsminda küla muideks tänapäeval on piiripunkt Gruusia ja Venemaa vahel. Ja siis ma loeks teile natuke sellest reisikirjast jälle, et kuidas nad seal üleval siis Stepantsminda külla jõuavad.
41 versta Vladikavkassist, Tereki paremal kaldal, seal, kus ta kitsasse orgu langeb, asub suure kallakuga pinnal grusiinide küla Stepansminda. Selle kildakivist ehitatud hurtsikutel, mis on kuivlaotud ja mida enamasti isegi savi ja mördiga kaetud pole, on lamedad katused ja nad meenutavad kahte teineteise peale pandud täringut, millest alumine suurem peaaegu pooleni esile ulatub. Seda kasutatakse tavaliselt lauda ja Tallinna ning teist elamuna, mis koosneb ühest ainsast toast, milles inimesed, kanad, haned ja kitsed rahulikult koos elavad. Siin ja seal paistvaid torne kasutavad naised ja lapsed rahututel aegadel varjupaigana, muidu hoitakse neist toidutagavara. Küla ees, Tereki püstise ja peaaegu 3 sülla kõrguse kalda ääres on kohaliku pealiku Kaspeki kindlus ehk 4-kandiline müür, mis endas mitmeid hooneid peidab. Kuid seespool ei vastanud pealiku haledad majakesed, inimeste ja hobuste koopalaadsed kiviannid ja mingit sorti võõrastele mõeldud küün mitte mingit moodi seisusele ja veel vähem omaniku heaolule. Ehk siis nagu näha, siis need materiaalsed olud seal koha peal ei olnud ikkagi eurooplaste silmis kiita. Aga sellest hoolimata siis pealik Kaspek oli nõus andma enda teejuhid ja juhukaitsjad siis Engelhardile ja Poirot'le, et nad saaksid esimese asjana siis otsida üles sellesama Tereki jõe allikad, et kust see jõgi alguse saab. Nüüd siin on üks siis kaart, mille nad siis oma otsingute tulemusel siis koostasid, et põhjasuund on siin nagu paremal, ehk siis ta tuleks just 90 kraadi pöörata. Et paremal siis on kuskil seal, kus see joon on veel lai, seal umbes on see koht, kus see gravüür oli tehtud ja see postkaart. Ja seal täiesti üleval vasakul on siis need Tereki allikad. Ja keskel sellest kompassist nagu natukene vasakule ja alla on niisugune nagu ümmargune moodustis ja see ongi see Kaspeki mägi. Ja sellel kaardil siis nad liikusid mööda seda orgu ülesse ja olid siis tõenäoliselt esimesed nagu eurooplased, kes need Tereki allikad üles leidsid ja kaardistasid. Et ma ei jõua seda kõike teile ümber jutustada, kuidas nad sinna läksid ja tagasi tulid, aga see oli umbes niimoodi, et nende see teejuht, keegi osseet, siis teadis täpselt, et millistes külades nagu tohib peatuda ja millistes mitte. Et nad peatusid ainult külades, kus sellel teejuhil olid oma sugulased ja läksid kaarega mööda nendest küladest, kus kellegagi oli veritasu lahendamata. Et need mägirahvad seal nagu, nende omavahelised suhted olid niivõrd keerulised, et Engelhartil ja Poirot'l poleks olnud nagu üksi mitte mingit moodi võimalik seal orienteeruda kuidagi. Ja siis tõesti, nad jõudsid nende allikateni ja samas muidugi nad kirjeldasid siis geoloogilises mõttes kogu seda jõeorgu. Et siin on need sellised diagonaalsed jooned, mis lähevad sealt läbi, et siin on siis juurde kirjutatud kivimite nimed, et kus mingisugune kiht algab või lõpeb, et näiteks seal on gneiss ja porfüürsed kivimid ja nii edasi. Ma ütlen hästi kiiresti veel ühe sõna vahele sellest tolleaegsest geoloogiast, et kuigi need Engelharti vaatlused on täiesti tänapäeval ka vettpidavad, eks ju, et ta kirjeldab neid, seal reisikirjas on niimoodi, et nagu kordamööda on siuke seiklusjutu materjal ja siis on nagu näiteks mingi 5 lehekülge kivimite kirjeldusi, et niimoodi kordamööda. Ja see on väga professionaalne, aga need üldised arusaamad geoloogiast ei olnud ikkagi päris tänapäevased, et näiteks Engelhart oli siis hoiakult neptunist, ehk siis tema arvas, et mäestikud ja orud on tekkinud niimoodi, et kunagi iidsetel aegadel maa oli kaetud suurte meredega ja mõned mered olid kõrgemad ja mõned madalamal ja siis need kõrgemal olevad mered poolasid nagu madalamal olevatesse meredesse ja siis nad nagu uuristasid endale need suured orud ja niimoodi nagu tekkisid mäestikud. Et see enam ei ole tõsi, või me teame nüüd, et see ei ole tõsi, aga selline oli tegelikult tema hoiak. Et see geoloogia ei olnud ka ikkagi veel päris tänapäevane. Nii.
kas kõik on hästi, kas olen ma endiselt arusaadav ja kõik on suurepärane, võite rahulikult jätkata nii, nagu ma kohe ütlen, kui mingi probleem esineb. Sest ma ütlen teile, vabandust, et ma natukene vuristan võib-olla mõnest asjast üle, aga et ma tahan need põnevad asjad teile ära näidata lihtsalt, et ma ei tahaks seda jätta enda teada. Nii. Nüüd siis üks võib-olla kõige huvitavamaid asju selle ekspeditsiooni juures, et kui nad olid sealt Tereki allikate otsimiselt tagasi jõudnud, siis nad võtsid ette Kaspeki mäe otsa tõusmise. Et asja natuke perspektiivi panna, siis Kaspeki mägi on umbes 5050 meetrit üle merepinna ja näiteks Mont Blanc, mis on siis, mida peeti nagu Euroopas üheks, või noh, peeti Euroopa kõige kõrgemaks tipuks, on temast päris mitusada meetrit madalam ja Mont Blanci otsa tõusti mõnikümmend aastat enne seda. Aga üldiselt alpinism kui selline oli täiesti lapsekingades valdkond, et alpinismi kõrgaeg, kus kõige suuremad ja legendaarsemad tipud vallutati, jääb pigem 19. sajandi teise poolde. Et siis olid need tõesti sellised esimesed katsetused maailmas, et nii kõrgete mägede otsa tõusta. Täpselt nagu Humboldt oli sinna Chimborazo vulkaani otsa tõusnud, siis võtsid nüüd Barrault ja Engelhard ette, et sinna Kaspeki otsa tõusta, kuna Elbrusel ei saanud. Ja nad alustasid seda septembri alguses ja neil läks selleks tegelikult 3 katset. Et kõigepealt nad said sellelt pealikult kaasa sellised kütid või saatjad, kes siis viisid neid kuni lumepiirini ja sealt mõnel määral edasi, aga siis ühes kindlas kohas, siis, kus oli mingi teatud kaljurüngas, siis need saatjad ütlesid, et ei, et nemad ei lähe sealt edasi, üldse keegi ei tohi sealt edasi minna, sellepärast et kõik teavad, et kui inimesed lähevad siit edasi, siis kõik mäed kaovad pimedusse ja maailm saab otsa või noh, midagi sellist, eks ju. Et siin olid jällegi ühelt poolt on sellised nagu euroopalikud, haritud, ratsionaalsed nagu teadlased, kes siis nad ilmselt ka väga mõnuga kirjutasid sellest kohalike ebausust, et nagu näidata, et kuidas, et selline primitiivne arusaam maailmast, eks ju. Et ja siis neil ei jäänud väga midagi üle, kui et nad pidid kahekesi edasi minema, aga see esimese katse poole pealt siis nad tulid tagasi, sest ilm oli lihtsalt liiga halb, et üles minna. Siis mindi alla tagasi Stepan Smindasse ja toodi sealt selle toeks mõned Vene soldatid. Et ilmselt nad täitsid nagu veidike paremini käsku ja neil ei olnud siis sellist nagu teadlaste jaoks natukene sobimatut maailmapilti, mis oleks takistanud seda ettevõtmist. Et siin koha peal üldse tuleb ka mainida, et selle teaduse ajalooga on tihtipeale niimoodi, et need viljad jäävad nende see on nagu suurte meeste suured teod, nagu ta tavaliselt paistab. Ja hästi lihtsalt unustatakse ära kõik need nagu abilised ja kõik need kohalikud ja kannupoisid ja teejuhid ja naised ja sekretärid ja kõik igasugused tegelased, kes ei ole siis need nagu teaduse kangelased. Et siin puhul tulebki tegelikult mitte rääkida Barrault ja Engelhardi mäkke ronimisest, vaid Barrault, Engelhard ja 3 tundmatu Vene soldati omast. Aga ühesõnaga siis teisel katsel siis tegelikult juhtus täpselt sama asi, et ilm lihtsalt oli liiga kehv, et liiga kõva tuul, pilvisus ja mäkke tõusuga on ju see, et sealt tuleb alla ka saada. Ja kui mingil hetkel siis leiti, et me ei jõua siit alla enam selle ilmaga, et me jääme ööseks või valesse kohta ööseks, et siis tegelikult see oli eluga riskimine. Et teine katse luhtus samamoodi ja siis enne kui ma 3. katsest räägin, siis teise katsega oli selline väga huvitav asi, ma teen selline kõrvalepõike, et tulles alla teiselt katselt, siis Barrault silmas kuskil järgmisel nagu seljandikul mingisuguse hästi kõrge kalju seina peal mingisugust
kohta või mingit auku või mingit nagu tehislikku nagu moodustist, eks ju. Ja tal tuli meelde, et needsamad nii-öelda ebausklikud kohalikud kütid olid öelnud, et seal mägedes üleval kuskil on legendaarne klooster peidus, kus on sees Neitsi Maarja kleit, Jeesuse häll, Moosese telk, eks ju, kõik siuksed, selline nagu, et seal nad on kindlasti, aga et sinna ei leita seda enam ja et see on peidus ja siis ja Barrot silmas seda ja ta kirjeldaski seda väga täpselt tegelikult, et milline see avaus oli ja ta ütles, et talle tundus ka, et sealt ripuks nagu mingisugune kett kuskilt alla ja et mingisugune tahutud sammas ja niimoodi. Aga tal ei olnud võimalik sinna üles tõusta mitte kuidagi. Ja siis huvitaval kombel 1947. aastal ühed siis Gruusia alpinistid leidsid selle pühakoja päriselt üles. Et see legend, et kuskil Kaspeki mäe kõrgustes on mingisugune klooster või pigem Erakla, et see oli juba teada mitusada aastat, aga selle asukoht mitte. Ja tegelikult see peaks näitama, et Barrot oli ilmselt esimene nagu eurooplane, kes seda siis pärast seda nagu unustuse perioodi siis uuesti kirjeldas või selle avastas. Et lihtsalt, et anda teile väike ettekujutus esiteks sellest, et kuidas võib välja näha Kaspeki mäel turnimine ja sellest, et see pühakoda, mida kutsutakse Petlemma kloostriks ja mis on vist maailma üks kõige kõrgemal asetsevaid nagu pühakodasid üldse, vähemalt kristlikke pühakodasid, seda kutsuski Petlemma kloostriks, et milline see on. 4500 meetri kõrgusel. Ma loodan, et te näete videot, kui ma seda näitan, öelge, kui on mingisugune probleem. Et siin lihtsalt ma leidsin YouTube'ist video, kus siis mägironijad sinna samasse jõuavad ja siin nüüd ta zoomib sisse kohe selle sama vaate peale, mida Barrot kirjeldas meile. Et nagu te näete, see kaljusein on täiesti püstine, eks ju, et nad lähevad sinna üles nagu tänapäevase mägironimisvarustusega ja teadmistega muidugi. Ja tõepoolest ongi selline nagu väidetavalt umbes 9. sajandil mäe sisse raiutud pühakoda. Et nüüd seal on ka natuke uuemat sisustust, mis on küll väga hiljaaegu toodud, nagu need ikoonid ja küünlad seal, aga me näeme ka hästi vanu kiviriste ja siukseid inskriptsioone. Et tõesti selline nagu selline avastus käis seal täiesti nagu kuidagi mööda minnes. Vot nii. Ja ühesõnaga siis nüüd kolmandale katsele siis see 19-aastane Friedrich Barrot läks üksi. Et üksi me mõtleme muidugi nende abilistega, tal olid oma need vene soldatid kaasas, aga Engelhardt jäi siis kuhugi sinna lumepiirile mingisugusesse baasi. Ja siis Barrot koos nende soldatitega tõepoolest nad ööbisid isegi seal mäel mingis kohas ja siis tahtsid hommikul edasi minna, aga lihtsalt see ilm ei lubanud. Ja lisaks sellele, mis neil tekkis, oli tervise nagu kõrvalnähud sellest hõredast õhust. Nähtus, mida tollel ajal väga vähe tunti alles. Aga tõesti, et lisaks hingamisraskusele, et kuidas keel läheb pehmeks, silmad ei erista enam teravalt, et ja Barrot, kes oli meditsiinitudeng pärast, kirjutas selle põhjal väga nagu vereringest kõrgetes kohtades kirjutas väga pädevat teadustööd. Et see tähendab, et lõppude lõpuks jäi neil tippu jõudmisest mitusada meetrit puudu.
Küll aga Barrault tegi seal oma baromeetriga mõõdistuse. Ehk siis kuna baromeeter nagu mõõdab õhurõhku, siis saab selle all teha ka nagu kaudseid järeldusi kõrguse kohta. Ja neil olid kokku lepitud kellaajad, millal nad teevad Engelhartiga paralleelseid mõõdistusi. Ehk siis kui Engelhart tegi seal oma baasis mõõdistuse ja Barrault tegi samal ajal kõvasti kõrgemal mõõdistuse, siis nad teadsid, et need on tehtud sama ilmaga, mis eks ju ka õhurõhku mõjutab. Ja nad said, ja siis Barrault andis veel nagu hinnangu, et kui kaugel ta umbes tipust on ja ütles, et kõiki nagu tegureid arvesse võttes nagu kõige tagasihoidlikum arvestus on, et Kaspeki kõrgus on 4700 meetrit. Et ta tõesti pigem nagu ütles, et ta võtab madalama numbri kui kõrgema, eks ju. Tegelikult on kõrgus 5050. Ja see kaart, mis nad on siin, või see skeem, mis nad on Kaspeki mäest koostanud, mida te näete, et see näitab siin kõrgusjooni. Ja need kirjad selle mäe nagu selja peal või külje peal on siis erinevate taimede nimetused, et mis kõrgustel millised liigid kasvavad, et nad tegid kogu sihukese vaatluseera. Ja siis on nagu selle mäe selline nagu kontuur, eks ju. Ja siis nüüd üks huvitav asi on see, et ma tegelikult alles seda nagu ehitlust kokku pannes märkasin seda, et kui ma oma tööd kirjutasin, siis see ei jäänud mulle silma, aga see tegelikult siin pildil on ju 2 mäge. Et üks on ju siin täiesti üleval osas, selline tuhm nagu valge tipp nagu Kaspeki kohal, et mis asi see on. Ja ma vaatasin seda hästi lähedalt ja seal on nagu kirjas saksa keeli Gipfel des Chimborazo. Ehk siis see tähendab Chimborazo tipp. Ja Chimborazo oli see sama vulkaan, mille jalamilt ma näitasin teile maali, kus oli Alexander von Humboldt ja Aimé Bonpland. Ehk siis mingis mõttes, et nad panevad selle sinna üles ja nad nagu näitavad sellega, et kui lähedal nemad on Humboldtile, teaduse Napoleonile. Ja nad nagu võrdlevad ennast selle nagu nii-öelda kõige kõvema saavutusega nagu väga otseselt. Ja Barrault võib, ma arvan, et lohutas ka see, et ka mitte Humboldt ei jõudnud Chimborazo tippu. Et ta tõusis küll kõrgemale nagu absoluutse kõrguse mõttes kui Barrault, aga need tipud jäid ikkagi veel mitmeks aastakümneks vallutamata. Need olid sellised alpinismi nagu esimesed sellised edusammud. Nii. Ma nüüd tulen koos Engelharti ja Barrault'ga sealt mägedest alla, et veel viimane selline seiklus, mis neil oli enne selle Kaukasuse liinile tagasi jõudmist, oli siis see, et nad olid kuulnud, et seal kuskil on kohaliku rahva ingushide mingi salapärane pühakoda. Ja siis tõesti, et saadi jällegi kokkuleppele mingite kohalike rahvastega, et neile antakse seal teejuhid ja ihukaitsjad ja viiakse neid vaenulikule territooriumile, aga ainult üks teadlane võis kaasa tulla. Selleks siis osutus Engelhart, kes pidi selga panema siis ingushide riietuse ja relvastuse. Ja siis kuidas nad tõesti jällegi sealt nende vaenulike külade vahelt kuidagi hiilisid ja laveerisid ja tõesti jõudsid selle pühakojani, mida siis ükski eurooplane tegelikult ei olnud tolleks ajaks kirjeldanud, vähemalt nagu sellised nagu teaduslikus mõttes. Ja siin ongi siis Engelharti joonistuste põhjal tehtud gravüürid sellest erinevate nurkade alt ja milline see kirik võiks välja näha. Ja ma natuke kaevasin internetis ja ma olen 99% kindel, et tegu on Tkaba Jerdi kirikuga, mis on siis kuskil ka vist 10. või 9. sajandil rajatud kirik, et nagu näha siis, et tema seisukord on nende 200 aastaga natukene nagu muutunud, et ta on veidike rohkem lagunenud, aga samas on jällegi vist katus peale pandud, aga jah, et tõesti selline koht. Ja siis Engelhart oli nagu esimene, kes sellest sihukese etnograafilise nagu kirjelduse andis. No nii, ja nüüd tõesti viimane osa nüüd sellest ekspeditsioonist endast. Kui Engelhart ja Barrault olid jõudnud tagasi Kaukasuse liinile, mis oli see kindlustuste liin siis 2 mere vahel, siis nad võtsid ette oma tegelikult mingis mõttes kõige mahukama teadusliku ülesande, mis oligi siis nende 2 mere kõrguste erinevuse mõõtmine.
Ja kuidas nad seda tegid, oli samamoodi baromeetrite abil. Sisuliselt nad olid juba mõõdistustega alustanud teel sinna sealt Kertši väina äärest ja nad liikusid kogu aeg mingi teatud vahemaaga ja teatud kellaaegadel nad tegid koos siis erinevates kohtades baromeetrilisi mõõdistusi ja nende abil siis arvutasid välja kõrguse. Ja see oli täpselt niimoodi, et nagu nad liikusid mingi teatud vahemaaga, et kui nad teevad nendes kohtades samal kellaajal mõõdistused ära ja mõlemad on edasi liikunud, siis see, kes tuleb taga, teeb täpselt samas kohas mõõdistuse, kus eelkäija oli teinud eelmise mõõtmise ajal. Ja nii neil tekkis niisuguste sadade mõõtmispunktidega rida, mille põhjal nad siis andsid selle nagu maariba profiili, mis jäi kahe nagu mere vahele. Ja nad tegid tõesti nii, et kui nad tulid alguses sealt Kertši väina äärest kuni sinna Mostokini, kus nad vahepeal mägedes käisid, siis nad tulid alla tagasi Kaukasuse liini äärde, siis nad läksid koos Kaspia mereni mööda seda Kaukasuse liini. Siis nad läksid koos tagasi Musta mereni, see vahemaa on umbes 600 kilomeetrit. Ja siis Barrot läks veel eraldi üksi uuesti Kaspia mereni, et teha seal veel nagu samal ajal kahe mere ääres mõõdistusi, et Engelhart oli Musta mere rannikule maha jäänud, Barrot läks Kaspia mere äärde ja nad baromeetritega koos mõõtsid. Ja seal oli päris palju äpardusi, sellepärast, et kui Barrot üksi pidi sinna veel viimast korda Kaspia mere äärde minema, viimast korda seda 600 edasi, 600 tagasi kilomeetrit tegema, siis oli juba hilissügis selleks ajaks. Ja oli porine, hobustele polnud sööta, ühesõnaga oli nagu, ta hilines. Ta jäi 8 päeva hiljaks Kaspia mere äärde, mis tähendab, et neil oli kokku lepitud, et nendel päevadel nad teevad paralleelseid mõõtmisi. Aga Barrot jõudis 24 tundi pärast seda, kui Engelhart oli oma viimase mõõtmise teinud, ehk siis tegelikult neil polnud ühtegi paralleelset mõõdistust kahe mere ääres. Aga sellegipoolest nad andsid oma parima nagu teadlastena, et olemasolevatest andmetest see järeldus välja pigistada. Siin on näiteks neid tabel, mis siis kõiki neid erinevaid või osa nendest mõõtmispunktidest näitab. Ja need väga keerulised arvutused tegelikult, mis seal taga olid, et neid, see on nüüd see tehe, mis on vaja ühe punkti kõrguse arvutamiseks läbi selle baromeetrilise mõõdistuse. Ja nad said tulemuseks, et Kaspia meri on Mustast merest umbes 100 meetrit madalamal, mis ei ole päris täpne. Et tänapäeval nende kahe mere vahe on umbes 28 meetrit, aga Kaspia mere tasega natukene kõigub nagu ajapikku. Aga siiski see oli nagu esimene katse teaduslikult mõõta nende kahe mere kõrguse erinevust ja see oli siis tõesti nagu tolle aja nagu tippteadus nagu instrumentide poolest, selle nagu metoodika, nagu täpsuse ja veamäärade ja selle kogu selle meetodi poolest, see oli nagu maailmaklassi teadus. Nii. Ja kui need mõõdistused olid tehtud, siis suunduti läbi Moskva tagasi Tartusse. Ja kogu see ekspeditsioon tegelikult pakkus Euroopas väga palju nagu elevust, et sellest kirjutasid Venemaa, Saksa, Prantsuse, Šveitsi, Inglise, Austria lehed, kindlasti ka mingisugused muud, mida ma ei ole leidnud. Ja ma toon lihtsalt ühe näite, et kuidas näiteks kajastati nende kahe tegelase seda seiklust selles lehes, mida te näete siin. Mõlemad reisilised, õuenõunik Barrot ja õuenõunik Engelhart on selle aasta märtsis oma Kaukaasia reisilt tagasi Tartusse jõudnud. Nende otsingute eesmärk oli teha kvaliteetseid baromeetrilisi mõõdistusi Kaspia ja Musta mere vaheliste alade asetusest ja mõlema mere veepinna kõrgust uurida, et seejärel selgitada võimalust ühendada 2 merd kanalitega. Neil tuli sealjuures paljude raskustega võidelda. Röövellikud afgaanid, tagursid ja tšukid, leskid ja osseedid, lahkusetud kitsad ja hirmsad orud, suured stepid ja kõrbed asetasid nende teele tuhandeid takistusi, mille nad siiski enamasti õnnelikult ületasid. Üks raskemaid ettevõtmisi oli Kaspeki vallutamine, mille tipp on terve Kaukasuse mäestiku kõrgeim punkt. Nende tulemustest selgub, et see mägi kõrguselt Mont Blanciga võrdne on, kui mitte isegi kõrgem. Röövellikud ja verejanuliselt tšerkessid, ilma religioonita, ilma riigivormita, ilma igasuguse kultuuri ja tsivilisatsioonita ilged elajad, kes peaaegu et paljalt ringi käivad, tegid liikumise nendes metsikutes piirkondades erakordselt raskeks.
Sellegipoolest tungisid vaprad ja üljad reisijad kaugemale neisse määratuisse mägedesse, kui keegi enne neid seda teinud oli. Selle seni nii süvitsi avastamata maale tehtud rännaku kõige huvitavamate tulemuste hulka kuuluvad eelkõige Tereki allikate ja ühe teatud Ossai mäel asuva pühakoja avastamine, kus singushid oma jumalateenistust peavad. Reis on ka erakordselt rikas geograafiliste ja mineraloogiliste vaatluste poolest, mis ilmselt varsti publikule põhjaliku reisikirjelduse näol osaks saavad. Mõlemad teelised said keisrilt erakordseid tunnustusi ning ülikool, mille õied nad on, võttis neid vastu juubeldades ja pidustustega. Et selline nagu ülevaade siis ühes Leipzigi lehes, kus te võib-olla panite tähele, seal oli päris palju ebatäpsusi. Et esiteks räägiti mingisugusest kanali rajamisest, eks ju. Et justkui nad oleks mõõdistanud 2 mere erinevust, et uurida, kas saab kanaliga ühendada jõed ja siis saaks kaubanduse panna käima Kaspia ja Musta mere vahel, et sellist plaani teadlastel endil ei olnud, aga avalikkuses räägiti hästi palju sellest kanali rajamisest ja leiti, et sellel oleks nagu väga praktiline väärtus, mis jällegi näitab, kuidas nende teadlaste töö jõuab nagu tagasi mingis mõttes, ta on nagu rakendatav siukse nagu suure koloniaalimpeeriumi huvides. Ja siis, mis seal veel oli, et nimetati mõlemad keisri õuenõunikeks, mis ei vastanud üldse tõele, siis, et nad said keisrilt suured autasud, mis ka ei vastanud tõele ja lõppude lõpuks, et öeldi, et siis nad tulid ning ülikool, mille õied nad on, võttis neid nii ja nii vastu. Et see on üks hästi huvitav punkt nüüd. Et nagu te mäletate, siis Barrault tõesti, et ta oli üliõpilane, eks ju, ta ei olnud professor ega midagi. Ja Engelhardt tegelikult ei olnud Tartu Ülikooliga põhimõtteliselt mitte kuidagi seotud. Ta oli lihtsalt nagu iseseisev teadlane, tal olid mingid oma kogemused ja tõesti, et tänu sellele, et see noorem Barrault tuli kaasa kahtlemata oma isa korraldusel kuidagi või mingite nihtide tõmbamisel, siis nagu sai see ekspeditsioon nagu ühendatud ülikooliga palju rohkem, kui ta tegelikult oli. Ja Euroopasse paistis see niimoodi, et see uus Tartu Ülikool, mis nagu üritas ennast kehtestada siuksel Euroopa haritlaste hulgas nagu kehastada seda uudset uurimisülikooli vaimu, et nad tõesti nagu, nad said nagu nii-öelda enda vöö vahele siukse nagu modernse, nagu romantilise suure ekspeditsiooni. Et siin on see artikkel ka. Ja mis tegelikult viibki veel nende päris viimaste asjade juurde, et arhiivist tuhnides tuli välja, et ülikoolil tegelikult ei olnudki võimalus selles algusjärgus ise ekspeditsioone korraldada. Et neil kas ei olnud raha või neil oli nii vähe professoreid, et nad poleks saanud mitte kedagi nii pikaks ära saata, et õppetööd katkestada. Et ülikooli juures tegutses mingi umbes 20 professorit vist, kui ma ei eksi, või väga väike arv ühesõnaga. Ja lisaks nagu neile pakuti ka osaleda näiteks Teaduste Akadeemia ekspeditsioonides, aga see kõik oli nende jaoks selline nagu vana 18. sajandi värk, mis ei vastanud nende soovile nagu teha teadust teaduse pärast. Et see andiski nagu, see Engelhardti initsiatiiv andiski nagu ja tema rahastus muidugi andiski võimaluse teha nagu justkui siuke asi nagu natukene justkui nagu ülikooli nime alt. Ja just, et tänu sellele, et see noor Barrault sinna kaasa läks. Ja lisaks sellele siis tänu sellele ka Tartu muutus selleks kohaks, kus need teadustulemused jäid. Sinna toodi kivinäidised, taimeseemned, need teadmised jõudsid vanema Barrault teaduskirjandusse sisse ja ühesõnaga, et sellest materjalist siis tehti Tartus nagu teadust edasi. Ja lõppude lõpuks võib ka öelda, et see ekspeditsioon sidus mõlemad teadlased, eriti aga Engelhardti Tartu Ülikooliga. Et 1815. aastal näiteks Engelhardt nimetatakse ülikooli audoktoriks, milleks oli saanud enne teda ainult 12 inimest. Ja seal ametlikus ettepanekus kirjutataksegi kõige olulisema põhjusena seda, et päris hiljuti aga andis Engelhardt ülimalt tähtsa panuse maa füüsilisse kirjeldusse oma Krimmi ja Kaukasuse mäestikest tehtud reisi ja nende kirjeldusega. Iseäranis see
asetas meie Engelharti omal ohverdusel tehtud põhjalike ja eluohtlike uurimuste ning nende huvitavate tulemuste tõttu andekate filosoofiliste loodusuurijate, inimvaatlejate ja avastajate ridadesse. Ehk siis see ekspeditsioon oli selline nagu teine, mille eest siis Engelhartile määrati audoktori tiitel, siis naljakal kombel, kuigi see ajaleht pasundas nagu valesti, et nad said keiserlikud autasud ja ülikool isegi nagu aususe mõttes pidas vajalikuks seda mingi hetk korrigeerida, et ei, see on vale info, siis aastal 1816 nad siiski said selle ekspeditsiooni eest keiserlikud autasud, siis kui see reisikiri oli avaldatud. Ja nad valiti ka Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeteks, ehk siis neil oli ka see parukaga kabineti teadlase karjäärivõimalus sellest hetkest nagu olemas, natuke utreerin, aga ühesõnaga jah. Ja siis tõesti 1820 Moritz von Engelhart valitakse Tartu Ülikooli esimeseks mineraloogia professoriks ja seda loetakse geoloogia hariduse alguseks Eestis. Järgmisel aastal siis Barrault valitakse kõigepealt siis füsioloogia ja patoloogia professoriks, hiljem ta oli aastakümneid füüsikaprofessor ja mõlemad siis korraldasid hiljem ka veel ekspeditsioone. Engelhart näiteks Karjalasse, Põhja-Venemaale, Uuralisse ja nii edasi. Ja kokkuvõttes siis nüüd võib öelda, et see on Tartu Ülikooli esimene teaduslik ekspeditsioon. Kui me nõustume väitega, et see oli Tartu Ülikooli ekspeditsioon. Et siin pigem olid sellised nagu üks iseseisev teadlane ja temaga kaasas olev Tartu Ülikooli üliõpilane. Et see ei olnud ülikooli nime alt küll korraldatud, aga mingis mõttes ta oli niisugune nagu olude kitsikuses kõige parem lahendus, kuidas Tartu Ülikool saaks midagi niisugust kas nagu natuke korraldada või sellest osa võtta. Ja tõesti, kuna see oli selles kõige moodsamas Humboldtlikus ideaalis, pani nagu Tartu nagu Euroopa või maailma kaardile ja tegelikult 19. sajand oligi Tartu Ülikooli täielik hiilgeaeg. Ja me saame selle reisi abil vaadata ka, et milline see teadus oli 19. sajandil. Ta oli iseseisvam, teadlased käisid seal nagu üksi ja mitte mingisuguste suurte saatkondadega, nagu oli kunagi olnud. Kui ta ei olnud sõltumatu, tal oli vaja seda suure riigi või impeeriumi tuge, kas ametnike või sõjaväe näol või rahastuse näol või miks ma ka oma töö pealkirjas ütlesin, et see oli Tartu Ülikooli ekspeditsioonide eelkäija, et siis tõesti ta oli selline nagu suunanäitaja nendele järgnevatele asjadele, mis tõesti Tartu 19. sajandi teaduses, seal oli väga palju selliseid mainekaid ja nagu selliseid eepilisi teadusekspeditsioone, väga tulemuslikke ja mingis mõttes see on justkui neist esimene. Vot, et ma hetkel rohkem ei räägi, et võib-olla lõpus annaks lugemissoovituse, aga mul muidu on sisuliselt asi nagu jõudnud kokkuvõtteni, et sa võid proovida ikkagi uuesti, kui sul on nagu mingeid lugemissoovitusi asju, proovi uuesti seni, et seni kuni... küsimusi näiteks teilt küsida, kui teil on mingisuguse küsimusi. Just, et seni kuni need uuesti laevad, et mina kohe kutsun kõiki üles, et kõigepealt aitäh, Krister, see oli kohutavalt põnev loeng, et kui on küsimusi, siis teen ettepaneku kasutada, tõsta kas siis virtuaalset kätt, et me näeksime, kes küsida midagi tahab, või need, kellel on kaamera sees, võivad ise kätt liigutada või ennast lehvitada, et siis ma näen, et küsimus on, et kõik korraga ei räägiks. Eha, palun. Aga mikrofon sisse. Mikrofon on väljas praegu. Tähendab, mitu küsimust tekkis, aga ma sain juba mõnele vastuse. Aga sellised väga võib-olla detailsed, kõigepealt see, et mis keeles nad näiteks rääkisid, näiteks kas või kohalikega. Saksa keelt ilmselt kohalikud ei osanud. Kui palju Engelhart ja Barrault ise näiteks vene keelt oskasid ja kuidas nad suhtlesid nende mägilastega? Et Engelharti emakeel oli saksa keel ja Barrault oli kindlasti kakskeelne, et kodune keel oli prantsuse keel ja keskkond oli saksa keel, aga üldiselt kõik see seltskond olid ikkagi omas ajas nagu polüglotid. Et neil ei olnud kindlasti mitte mingisugust probleemi polnud prantsuse, saksa, vene keelega, tõenäoliselt ka inglise ja ladina keel ja
seal koha peal nad suhtlesid vene ametnikega vene keeles, siis kohalikega ma eeldan, et vene keeles, kui see oli võimalik, aga enamasti just nende samade teejuhtide abil, kes tõlkisid. Ehk siis tähendab, et kohalike rahvaste hulgas pidi olema inimesi, kes valdasid seda suurt impeeriumi keelt ja siis oskasid vahendada. Ja korra veel, ma tahaks küsida veel, et tegelikult igasugust ekspeditsiooni tuleb ju varustada, toit, riietus, kuidas nad ööbisid, kas need 3 sõdurit, kes neil kaasas olid, kas need olid nagu pakikandjad või et see ekspeditsiooni selline praktiline pool on ka tegelikult hästi põnev ju. See on nüüd asi, mida on tegelikult nagu allikatest natuke raskem kindlaks teha, sest mingisuguseid ettevalmistavaid dokumente on väga raske leida või need ei eksisteeri tõenäoliselt enam. Ja üldse näiteks oli väga raske üldse leida, et nagu sõnasõnalist kinnitust, et see oli Engelhard, kes kogu seda asja rahastas. Ja näiteks oma reisikirjas nad vaikivad sellest, see ongi need siuksed asjad, mis nagu natukene jäävad nende nii-öelda suurte meeste, suurte tegude tahaplaanile, millest nad võib-olla ise ei pidanud omas ajas vajalikuks rääkida, sest nende jaoks oli nagu kuidagi iseenesest mõistetav, et sealt postijaamast nad saavad järgmised hobused ja seal neil on antud ametnikele käsud, et teadlasi aidatakse ja nii edasi. Aga sellest on nagu hästi vähe infot, et ma tean, et Kaukasuse liinil nad ööbisid nendes samades kindlustuspostides, aga nagu neil ei olnud probleemiga magada ikka tõesti kuskil lageda taeva all, kui vaja oli. Ja tegelikult mingites kohtades, seal reisikirjas on tegelikult üsna ulatuslikke kirjeldusi nagu kohalikest rahvastest ja nende kommetest, et mida nad söövad. Näiteks neil on sama see Kaspek, see pealik, kes neid võõrustas, et seal on mitu lehekülge, et mida nad sõid seal. Ja kuidas nad sõid ja kuidas nad pidasid seda Kaspeki toidulauda siukseks nagu kohmakaks euroopalike kommete jäljenduseks. Et umbes, neil olid omad seisukohad, aga sest ei ole kuigi palju juttu sellest nii-öelda igapäevasest poolest. Aitäh, Eha. Eha, rohkem praegu hetkel vist ei ole küsimust, aga meil on käsi on püsti külastajal tähe all R. Et mina annan sõna kohe järgmisele küsimusele. Nii, mikrofon tuleb sisse lülitada, igaks juhuks ütlen, et kui nüüd see küsimus tulemas on. Vist ei tule hetkel või ei lähe sa mikrofoni sisse, aga Priit, ja palun teile küsimus. Aitäh, Krister, suurepärane ettekanne, eks ma seda väitekirja olen ju lugenud ka, aga täna oli niisugune ilus üldistav kokkuvõte. Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et see Tartu Ülikooli fenomen on ikkagi väga-väga huvitav ja ma arvan, et 90%, kes me täna siin Teamsis oleme, on ju Tartu Ülikooli kasvandikud, mina seal hulgas loomulikult. Ja ma tahan lihtsalt öelda seda, et on aastal 2019 ilmunud suurepärane raamat esimesest ülikooli rektorist Parrotist. Epi Tohvri on selle autor. Ma soovitan teil kõikidel seda lugeda, sellepärast, et siin tuleb tema käsitluses välja see Tartu Ülikooli, keisarliku ülikooli erisus klassikaliste Saksamaa ülikoolidega võrreldes ja see, et seal said kokku Prantsuse, Saksa ja Vene mõjud, see tegi sellest ülikoolist täiesti unikaalse nähtuse selles ajas. Kõik, rohkem ei tahagi midagi lisada. Aitäh! Et järgmine küsimus, ma annan sõnavooru Vadimile, et palun mikrofon sisse lülitada kindlasti. Jah, et mul, kui ma õigesti sain aru, see Engelhard ei olnud enne nagu minekut seotud Tartu Ülikooliga. Aga siis ma küsiksin, kust ta pärit oli ja mis ülikooliga ta oli seotud? Nüüd Engelhard oli... Ta oli pärit, ta oli sündinud Viisu mõises, aga ta oli väga mõjukas taadli suguvõsast, et tema isa näiteks täitis rüütelkonna peamehe ülesandeid. Ta õppis Tallinna Toomkoolis ja sealt väidetavalt siis oma ühe nagu õpetaja käest ta sai siukese nagu teadusinnu ja just mineraloogia vastu.
et ta läks esialgu küll Saksamaale isa soovitusel või pigem käsul, eks ju, õppima õigusteadust, mida ta tegi Leipzigis ja Göttingenis. Siis ta tuli vist mingitel perekondlikel põhjustel Eestisse tagasi ja suundus siis uuesti kuskil kas 2001. aastal ehk siis põhimõtteliselt tegelikult just Tartu Ülikooli asutamise aja paiku uuesti Saksamaale ja seekord siis nagu tõesti mineraloogiat õppima. Et mida ta tegi siis Freibergis, kus oli Freibergi mäeakadeemia ja niisugune kõige nagu eesrindlikum selle alane nagu õppeasutus terves Euroopas tõenäoliselt. Siis ta tegeles niisuguse iseseisva uurijana Euroopas, ta elas Pariisis mõnda aega, ta sai sealt häid tutvusi ja soovitusi sealsetelt teadlastelt. Ja on ka teada, et mingi vahe, kas see oligi äkki siis nendel esimestel Tartu Ülikooli aastatel vist umbes mõned kuud või mingi 1 aasta jooksul ta kuulas vabakuulajana Barrot vanema mingi loenguid maafüüsikast või midagi sellist. Ehk siis tal oli nagu ilmselt isiklik kokkupuude. Et see jällegi jäi sinna isikliku tutvuse tasandile, aga ta ei olnud mitte kuidagi ametlikult ülikooliga seotud. Ja üks minu nagu keskseid väiteid ongi see, et see ekspeditsioon oli niisugune nagu lüli, mis kuidagi, võib-olla ta oleks nii või naa saanud meie esimeseks geoloogia professoriks, eks ju, aga võib-olla ta oleks läinud ka näiteks Freibergi õpetama. Et ta oli ka selles mõttes oma seas väga suure kaliibriga mees, et juba noorelt hästi kõvasti tõestanud ennast. Aga siis küsiksin veel, kas pärast seda reisi ja enne kui temast sai Tartu Ülikooli professor, ta kuskil Lääne-Euroopas tegutses kuskil ülikoolis või kuidagi edukas oli? Ja kohe vaatan sulle, tähendab, tollel ajal see ülikoolide nagu vahetamine või selline, need ütleme nagu kriteeriumid teadlase edukusele olid natuke teistsugused võib-olla kui tänapäeval, aga ta ei õpetanud minu teada teistes ülikoolides, kuid ma kohe ütlen, ta uuris pärast seda ekspeditsiooni Eesti ja Soome geoloogiat, võttis sealjuures ette ühe uurimisreisi koos ülikooli loodusteaduste kabineti inspektoriga. 1813. aastal võttis ta Liivimaa üldkasulikkus ja ökonoomilises sotsieteedis üles geodeetilisele alusele toetuva Liivimaa kaardi koostamise koos siis Struuvega. Ehk siis tegelikult tema teenete hulka käib ka niisugune esimene nagu väga professionaalne Eesti ja Liivimaa alade kaart. Ja et sellised olid Engelharti tegemised enne, kui ta siis ülikooli professoriks määrati. Aitäh. Vadim, on veel mõni kommentaar selles suhtes või veel mõni küsimus? Ei, kõik. Aitäh. Et kas siis võib saada nagu niimoodi aru, et see Engelharti retk oli tema siuke isiklik, rohkem pigem nagu siuke isiklik kirg, et mul on hädasti vaja sinna Krimmi nüüd minna. Just. Okei. Et aga Tõnu pani, sul on käsi püsti, Tõnu. Ma annan siis sõna jälle sulle. Kas kostab? Kostab kenasti. Nii, mul on täiendus. Tegelikult oli ta ametlikult seotud, aga ta oli veel enne, kui ülikool õppetööga alustas. Tema oli Eestimaa rüütelkonna poolt ülikooli kuratooriumi üks liige just sellel ajal, kui ülikool, see Paul I otsustas ülikooli saata Miitavisse ja uuesti Aleksander tõi Tartusse tagasi. Tema oli ülikooli kuratooriumi liige, ühesõnaga kuulus nende hulka, kes valisid ja kinnitasid ülikoolile professorid, koosseise ja muud aastal 1801. Jah, see on õigus, et kui käis jah. Nii et ta oli sellel ajal seotud, nii et ta tundis Barrot vähemalt kindlasti sellest ajast, kui mitte mingi muude seostega. Isa Barrot, ma mõtlen. Et täiesti nõus, aitäh, et sa selle välja tõid. Et seda ma tõesti jõudnud mainida, et see tähendab, et need nagu isiklikud suhted olid seal kindlasti olemas ja tegelikult kogu see nagu Liivi ja Eestimaa nagu ülemkihtide seotus omavahel oligi hästi tihe. Et inimesed teadsid üksteist nime nägupidi ja nagu uksed olid lihtsasti avatavad. Aga mis ma mõtlesin selle all oli tõesti see, et ta ei olnud nagu ei üliõpilane ega ka õppejõud siis enne selle ekspeditsiooni toimumist. Aga see on muidugi hästi oluline detail, jah. Aga ta oli,
suurte ülemuste hulgas, kuigi hiljem see kuratoorium nagu kaotas oma tähenduse ja muutus sealt. Jah. Aga siis veel, muidugi see ei ole nüüd otseselt sellega seotud, aga see sidemed ka Peterburiga, näiteks see Eesti põlevkivi uurimise üks algatajaid oli Peterburist majandusühistu pealik Engelhardt, kes oli ka tema kauge sugulane. Enne seda veel. Nii et nende perekonnal olid sidemed ka otsesed Peterburiga ja kõrgemate ringkondadega seal ka juba olemas. Aitäh. See on täpselt jah, kuidas need sugulussidemed ja tutvused nagu, on nagu samamoodi nagu selle ürituse puhul nagu see kõige siuksem nagu kesksem liin, kust info ja nagu asjad liiguvad. Kas siis võib öelda, et tollel ajal selline onupoja poliitika oli okei ja popp? See tuleks pigem niimoodi mõelda, et kogu elanikkonnast potentsiaalsete inimeste ring, kes siukse asjaga üldse võiksid olla seotud või sellest huvitatud. Või näiteks ütleme üldse kõigist inimestest need, kes saaksid minna kas või ülikooli õppima. Ainult mehed, piisavalt varaliselt kindlustatud mehed, kes räägivad neid õigeid keeli. Ja arvestades, et see meie maanurk on nii väike, siis see onupoja poliitika oli vältimatu ja see oli tõesti igapäevane normaalsus. Selles ei olnud midagi pahaks pandavat. Erinevus tänapäevaga selles mõttes siis natukene. Aga kas julgustan veel tõstma kätt ja küsima või kui isegi küsimust ei ole, et äkki on mõni põnev arutelu koht või mõni põnev teadmine, mida siin meie kõigiga jagada? Et tegelikult ma võin ühe asja veel lõppu öelda. Et siuke epiloog. Noorema Barrot vaatenurgast pigem oli see peaüritus ja Kaukasuse reis oli proloog. Aga siis Ararati Pühamägi, mis tänapäeval on Türgi territooriumil, aga mis Vana Testamendi järgi on see, kuhu jäi Noa laev kinni. Et kristlaste jaoks Pühamägi üksik üle 5 kilomeetri kõrgune vulkaan. Tõesti meeletult nagu üüratu ja kaunis ja muljetavaldav siuke kustunud vulkaan. Et siis noorem Barrot sai aastal 1829 esimeseks teadaolevaks inimeseks, kes selle otsa tõusis. Ja seda ta tegi tegelikult kogu see ekspeditsioon, mida ta võttis siis ette, oli nagu peaaegu üks-ühele selle Krimmi ja Kaukasuse reisi jälgedes. See piirkond oli sama. Muutunud oli see, et kui esimese reisi ajal nagu just äsja Vene impeerium oli võtnud kontrolli Gruusia üle, siis nüüd oli Vene impeerium annekteerinud Armeenia alad. Ja see jällegi, näete, see piirkond muutus ligipääsetavaks. Muu hulgas ta kordas neid mõõdistusi 2 mere vahel, et oma tulemusi parandada. Ja ta jõudis sinna tippu siis koos Hachatur Rabovjaniga, ühe noore Armeenia mungaga, kes pärast siis tuli Tartusse õppima ülikooli kulul, läks Armeeniasse tagasi ja teda peetakse Armeenia rahvuskirjanduse isaks, umbes nagu meil on Kristjan Peterson. Et kui te lähete ülikooli peahoonesse sisse, pöörte paremale, siis vist esimene või teine uks paremat kätt on Hachatur Rabovjani nimeline auditoorium. Ja see Ararati vallutamine oli veel sellest Krimmi ja Kaukasuse ekspeditsioonist siuke nagu 3 suurusjärku kõvem asi ja sellest võiks veel rääkida nagu 3 korda nii palju. No minul on seda ainult hea meel kuulda sellepärast, et äkki sa tuled siis meile järgmise ettekande teed Ararati vallutamisest. Aga vahepeal ma vaatan, et Kaarel käsi püsti, et annaks siis vahepeal korraks sõnajärgu siia kuulajatele. Enam ei ole käsi püsti. Vist sai vastuse või juba kuskilt. Et uuesti Kaarel, uus üritus. Ei ole jälle, läks jälle mööda see lask. Tekitan võimaluse kohe öelda nüüd. Kaarel. Okei. Et kui kellelgi teisel on ehk midagi lisada või kommenteerida. Juhan, palun. Ja, ma tahaksin küsida, et oled sa ise ka rännanud
nendel radadel või kas peki otsa turninud? Kahjuks ma ei ole käinud seal, ma ei ole käinud Kaukasuse mägedes ega Gruusias, ma väga tahaksin midagi sarnast teha, lihtsalt et näha nagu neid vaateid ja seda kohta. Küll aga ma olen näinud Ararati mäge väga lähedalt. Aitäh. Ma olen ise ka peki otsas turninud ja võrratu kogemus, sellepärast väga huvitav ettekanne. Aitäh. Kas peki otsa ronimine oli siis alpinistlikult keeruline? Ma küsiks Juhani käest kohe niimoodi vastu. Ta ikka nõuab teatavaid eelteadmisi küll, eriti see üle liustiku minek. Et turistina ei saa seda teha? Päris algajana ei saa seda teha. Ja no selles mõttes, kui sa ikkagi aklimatiseerud enne ja kohalikud giidid on kaasas, siis on võimalik seda ka suhteliselt algajana teha. Aga jah, nõuab teatavat ettevalmistust ikkagi. See on hästi põnev, sest kui mõelda, et nüüd see Parrot ja Engelhart, kes sinna läksid, et Engelhart oli ennem turninud siin ja seal Euroopas natukene ringi, aga tegelikult nad ju ei olnud alpinistid, eks ju. Et kui püüda ennast panna sellesse konteksti, et siis seda on päris põnev ette kujutada. Et aga Ehamail on ka käsi püsti, et annan siis sõna vahepeal nüüd Ehamaile. Ja, need naised küsivad praktilisi küsimusi, et mind on ka huvitas see, et kuidas nad sinna läksid, et need olid ikka meeletud vahemaad, mida nad läbisid nii sinna Kaukasusse minnes, kuigi seal koha peal need 600 kilomeetrit, et korraks mainiti seda hobustega liikumist, kas see kõik toimus tõesti hobustega või kuidas? Ja, et sinna nagu kohale jõudmine nii-öelda, näiteks Krimmi kohale jõudmine toimus ikkagi mööda impeeriumi postiteid ja läbi asustatud alade, eks ju, tänapäeva Valgevene, Poola, Ukraina, et kus olidki postiteed, mis tähendab, et on postijaamad mingisuguse vahemaa tagant ja õige raha eest saab siis nagu järgmisse jaama, vahetatakse hobused ja järgmisse jaama, et see nagu liikumine neile eriti häda ei valmistanud, samamoodi nagu mööda seda Kaukasuse liini, kus oli sama postitee, välja arvatud siis seal viimasel otsal, kus tõesti juba ilm oli nii halb ja sööt oli otsas ja sellised hädad. Aga tegelikult nagu 19. sajandi alguses see selline nagu hobustel põhinev nagu infrastruktuur oli mingites piirkondades ikka päris tõhus ja arenenud. Et pigem, mis oli keeruline, oligi nendel nagu nii-öelda metsikutel aladel, siis kuhu see impeeriumi võim ja see infrastruktuur ei ulatunud. Et seal mägede vahel, et see oli nende see keeruline osa ja seal nad tõenäoliselt siis tõesti väga palju liikusid jala ja kus võimalik seal ehk hobustega. Kas see nüüd nende posti või nende punktide vaheline liikumine, see oli siis nagu ratsa või oli neil mingi tõld? Ma kujutan ette, et sellised 18. sajand, et no ikka tõld peab ikka kuskil olema mängus, et või pigem nad ikkagi olid ratsa ja neil olid mingisugused lisa, kus nad ju varustus pidi ju kõik olema kaasas ja. Jah, neil pidi tõesti olema mingid kirstud asjadega, ma ei tea seda ei ole kuskil kirjas kahjuks, et postijaamade vahel nad tõenäoliselt liikusid tõesti kas mingisuguse tõllalaadse asjaga, mingi troikaga, aga ma kahjuks ei oska seda täpsustada, aga seal on kindlasti kuskilt muud kaudu on see välja uuritav, et kuidas sellel ajal täpselt liiguti selles piirkonnas. No igal juhul tõllaga või ratsa mööda neid mägiteid on päris huvitav ette kujutada jälle, aga Eduard, sul on ka käsi püsti. Eduard, stopp, oota, Eduard, ma kuulan ainult mürinat, ma ei kuule sind ennast. Äkki on vaja liigutada juhet kuskil midagi, siuke staatiline elektri hääl on. Ja ei ole üldse, tähendab, ma kuulen sind väga kaugelt kuidagi, aga väga halvasti. Hallo, ei ole kuulda. Nüüd ma kuulen, jaa. Siis ma võtan mikrofoni ette. See Petlemma klooster tundus täiesti müstiline asi seal seina sees. Ja samas seestpoolt oli ta just ka nagu mingi turismiatraktsioon juba, et kuidas ta siis tänapäeval on, kas sinna saavad ainult alpinistid, turistid või on mingisugune teine võimalus ka? Ma ütlen, et ausalt selle kohta on väga raske infot leida, et
et vene keeles ja inglise keeles on natukene, aga põhiliselt on Gruusia keeles siis sellest kirjutatud ja siis on siin palju nagu masintõlget vahel ja niimoodi. Nii palju, kuidas mina aru saan, on nii, et 18. sajandil keegi kirjutas sellest, keegi Gruusia haritlane, et selline legendaarne asi peaks kuskil olemas olema, et legendide kohaselt on. Nüüd Barrot nägi seda 1811, aga keegi ei tea siiani, et ta nägi seda. Ja selle esimeseks kirjelduseks peetakse kedagi teist kuskil 1850 või 80 hiljem, mitukümmend aastat hiljem. Aga nagu tõesti ka jällegi kaugelt. Ja siis 1947 või 6 ja 7 vist siis tõesti esimest korda tõusti sinna, nähti seda, dateeriti see ära ja seda oli kuskil 9. sajandist või midagi sellist ja siis vist 2000 või 2006 umbes nii on see, määrati ta umbes mingiks, ma ei tea, kultuurimälestiseks või midagi sellist Gruusias, mingi käskkirjaga, selle ma leidsin ka ülesse, et tõenäoliselt see uuem osa sisustusest sealt, eks ju, need ikoonid ja asjad, et siis on, et seal ilmselt ikkagi praegu käib mingisuguseid inimesi, kes nagu nii-öelda hooldavad seda, et enam ta ei ole nagu unustusse vajunud. Aga ma ei kujuta ette, et kas sinna saab tõesti nagu alpinistina ainult ligi või kuidagi teistmoodi ka. No ma ei tea, vaata nendest videotest, mis sa näitasid, need 2 tükki, et seal mulle küll jäi mulje, et kui sa ikka täitsa ilma igasuguse taustat oled, et siis sa vist ikka sinna ligi ei saa, et need kasutasid seal neid köisi ja igast asja. Aga Juhan, mulle mis tahabki täpsustada, jah. Et mäe otsas käinud Juhan oskab võib-olla kommenteerida, jah? Jaa, ma ise sinna sellesse koopasse küll ei jõudnud, aga seda oli nagu näha sealt. Ja no ühepäevase ronimisena ka sinna ei saa, et ikkagi kõigepealt sa ronid sinna kuskil 3300 meetri peale baaslaagrisse, aklimatiseerud ja siis sa oled nagu valmis edasi minema sinna. Et päris sinna niimoodi, et hommikul alustan sealt mäejalamilt ja õhtuks käin ära seal, et seda päris nii lihtsalt ei käi. No igastahes tundub põnev siuke alpinismiturism, eks ju. Et kes ja nii, veel on veel kommentaare või midagi? Krister, aga kui küsimusi praegu hetkel ei ole, siis ma võib-olla annan sulle võimaluse mingiks lõppsõnaks. Ehk? Aitäh selle võimaluse eest. Mul on tõesti tore näha, et nii palju inimesi tundis huvi selle teema vastu. Et ma loodan, et ma suutsin sellest niimoodi piisavalt nagu kõikehõlmavalt rääkida, et natukene nagu ühte ja natuke teist ja natuke seiklusjuttu ja natuke nagu ajalugu, et tõesti suur aitäh, et kuulasite ja aitäh ka küsimuste eest ja kogu selle võimaluse eest. Mul on suur rõõm. Ja mina omalt poolt ütlen kõigi kuulajate nimel, ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et aitäh sulle, Krister, et sa tulid. See oli kohutavalt just nimelt kaamerad sisse ja plaksutame sulle kõik, et hästi-hästi põnev ja võimas ja võrratu on leida neid ühenduspunkte lihtsalt geoloogia ja puurimise vahel ja nüüd see ajalooline aspekt sinna juurde, et see hästi põnev loeng ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub sinuga edaspidi veel mõni põnev teema ette võtta, et siis jääge kõik teised kuuldele ja ootele, et mis loengud meil siin tulemas veel on. Aga sellega me siis tõmbame praegu kokku meie tänase loengu ja ütleme kõigile aitäh ja kuulmiseni, nägemiseni järgmistel kordadel. Aitäh! Suur aitäh!